tänase virtuaalse kliendipäeva teema, aga kindlasti puutub kokku ja sellega Annika küsib, et kas saaksite jagada nõu rahastusprotsessis. Tegu on ju etapiviisilise ehitusega, millised on võimalused, kohustused, millega peaks arvestama. Ma ei tea, kas me oskame täna sellele väga täpselt vastust anda, aga mingisuguse üldise vastuse vist. Jah, no see on just nimelt nagu küsija mainis, see on etapiviisiline ja nii ka kogu see rahastuse pool. Et see kõik on etappide kaupa, nagu ka ehitus. Kui me räägime terviklahendusest, siis me räägime suurusjärgus 10 ehitus- ja makse etapist. Nüüd, kuivõrd need maja komponendid tehakse konkreetselt selle projekti tarbeks, me tellime need siis tehasest vastavalt eri projektile nii-öelda tegelikult, siis nende komponentide eest, puitkomponentide eest me peame kindlasti ka küsima osaliselt ettemaksu, et sellega peab kindlasti arvestama. Ja üldjuhul ongi siis nii, et tellijad siis selle ettemaksu poole kas siis finantseerivad oma vahenditest või siis ka kaasavad juba panka teatud tingimustel, aga pangal ongi siin jällegi kindlasti omad soovid ja ütleme sellist rahastamise poolt peaks ikkagi suhteliselt varakult juba pangaga ka arutama, et võib-olla see esimene konsultatsioon Finlogiga ära teha, siit saab ka kindlasti sellise esmase hinnainfo ja selle põhjal tegelikult oleks mõistlik juba minna panka, kui on panga kaasamine ja uurida, mis on need põhimõtted, kuidas siis pank finantseerib seda projekti. Et seal see etapiviisilisus on ja kuna ka on teatud ettemaksu etapp, siis seal võivad sellised küsimused tekkida, mis vajavad eraldi tähelepanu.